Tere sõbrad, siin on Maris Münts ja täna räägin ma teemal, kuidas saavutada paremaid tulemusi, kuidas jõuda elus kaugemale kui see, kuhu sa oled täna jõudnud. Nimelt meie tulemused, mida me kogeme ja mida me näeme, on otseses seoses meie panustega isiklikku arengusse. Ja selleks, et me saaksime 2 korda enam kui see, mida me täna saame, me peame hakkama andma rohkem väärtust inimestele enda ümber. Sest mida rohkem väärtust me toome siia turule, mida rohkem väärtust me anname inimestele, kes meid ümbritsevad, seda rohkem saame me vastu. Sest vaadake, me elame maailmas, kus meile antakse täpselt nii palju, kui me suudame endast läbi lasta, andmaks edasi teistele inimestele enda ümber. Ja mida ma siin all silmas pean? Näiteks, kui me tahaksime, me unistame sellest, et meie sissetulek 3-kordistuks. Et näiteks 2 kuu pärast meie sissetulek oleks 3 korda suurem. Nüüd küsimus on see, mida sa selle 3 korda suurema sissetulekuga peale hakkad. Kas sinu eesmärk on puhtalt sinu enda keskne, ehk siis mina, vot kui mul oleks 3 korda suurem sissetulek, siis ma hakkaksin tegema, ostaksin endale vingema auto, käiksin rohkem reisidel, ostaksin endale ägedamaid riideid, käiksin paremates restoranides söömas, või sa mõtled hoopis niipidi, et kui mu sissetulek 3-kordistuks, siis ma saaksin areneda veel kaugemale, ma saaksin käia veel rohkematel kursustel ja mul oleks võimalik veel rohkemaid inimesi aidata, inspireerida, motiveerida ja ulatada nendele käsi selleks, et aitamaks nendel tõusta järgnevale redeliastmele enda elus. Meie elus, mis on kõige tähtsam? Mis on sinu jaoks kõige tähtsam? Esita endale see küsimus, mis sind motiveerib, kuhu sa oled teel, mis eesmärgid ja motiivid on sinu südamel, mis on sinu unistused? Ma olen täiesti veendunud sellest, et iga unistus, mis sinu südamel sügavas on sinna pandud meie looja poolt. Ja ükskõik kui suur see ka ei tunduks, kui see on temalt antud, siis tema on sinu kõrval teekonnal nende realiseerimise poole. Aga nüüd oluline on see, et jõudmaks eesmärkideni, me peame alati keskenduma sellele, et me muutuksime paremaks inimeseks, et me suudaksime pakkuda rohkematele inimestele väärtust, et need teadmised ja kogemused, mis meie oleme enda elu jooksul ja oma tegudest õppinud ja saanud, et me suudaksime neid maksimaalselt paljudele inimestele edasi anda. Sest kui me seda teeme, siis me hakkame kogema täisväärtuslikku ja külluslikku elu. Meie ellu tuleb rohkem sellist tõelist kohalolu ja me hakkame kogema, mida tähendab luua väärtust, mida tähendab anda inimestele seda, mida nad vajavad. Sest me võime arvata, et tehes asju enda pärast on piisav küll, et iga inimene hoolitseb ise enda eest. Aga tegelikkuses meil on kõigil oma ülesanne ja meie tugevused, meie oskused, meie tarkused, need on meile antud selleks, et me suudaksime läbi enda neid edasi anda teistele inimestele. Sest kui sina oled täna õppinud mingi asja kohta ära, ütleme ABC, siis inimesed, kes ei ole veel seda kursust läbi käinud, siis nende jaoks see ABC on eksperdi nägemus juba. Ja kui sina oma kogemuste baasil, oma teadmiste baasil hakkad teenindama inimesi enda ümber ja lisama nendele väärtust nende igapäevaellu, siis usu mind, sina hakkad kogema, kuidas ülevalt poolt antakse sulle täisväärtuslikumat elu, hakatakse andma sulle küllust ja suuremaid tulemusi ja sa suudad oma tulemusi mitte ainult 3-kordistada, 5 või 6-kordistada, vaid sa suudad neid tulemusi 10 ja 100-kordistada. Sest mida rohkem sa pühendad isiklikule arengule ja inimeste teenimisele enda ümber ja selle teadmise edasi andmisele enda ümber, seda imelisemaks muutub sinu enda elu. Tänan teid
selle paari minuti eest, mis te mulle kinkisite praegu ja soovin imelist algavat nädalat.